No nii, oleme jõudnud siis 7. loenguni juhiabisüsteemide teine osa, kus me räägime peamiselt siis pildi alusel tuvastavatest süsteemidest, peamiselt natukene puudutame ka teisi teemasid. Ja kõige alustuseks siis eelmisel korral jäi täidmata üles üks radari simulatsioonide kogu, mis on siis olemas siin MathWorksi lehe peal sellised, kuidas me ütleme siis, simulatsiooni näidised, mida kõik saavad ise ka katsetada, kui te endale MATLABi installite ja jooksutate neid asju, nagu seal õpetatud on. Ehk siis kõikidel meie kooli tudengitel on võimalus MATLABi täies ulatuses kasutada koos kõikide Simulingi pakettidega. Selleks te kasutate oma kooli kontot, et registreerida ja nii edasi, et need võimalused on olemas ja saate ka oma grupitöödes neid kasutada, kui vähegi huvi ja soovi on. Aga siin on olemas siis erinevad valmis simulatsioonid, kus siis neid olukordasid mingisuguse kogutud või genereeritud andmete alusel tekitatakse ja see annab siis võimaluse natukene võib-olla ette kujutada, et mida radar erinevates olukordades jutumärkides näeb ja kuidas see süsteem siis erinevates olukordades reageerib. Et mul endal on paar lemmikut näidet siin, üks on see näide ja teine on see, mida ma eelmine kord ei leidnud kiiruga üles, ma näitasin teile seda. Aga selle näite puhul siis, mida ma eelmine kord tahtsin näidata, on väga hästi siis ära näidatud olukord, kui meil on näiteks teepiire ja radarilained ju peegeldavad otse eesoleva sõidukini ja lisaks nad peegelduvad läbi siis selle teepiirde põrgates, aga kui me vaatame seda, mis meil tagasi peegeldub siin põrkega, siis meie radar justkui näeb, et siin teepiirde taga asub ka auto. Eks ju. Et kuidas me siis selliseid olukordasid tuvastame ja tegelikult me ei tohiks ju selle sõiduki peale kuidagi oma süsteemidega reageerida, mida me justkui seal näeme, sest ega radar ei ole ju selles mõttes tark aparaat ise. Ta saadab kiired välja ja kuulab, mida tagasi peegeldatakse, et kui palju läks aega tagasi peegelduseni ja nüüd teatud algoritmidega leitakse ka nurk ülesse. Et seda sellise simulatsiooniga meile siin ka demonstreeritakse. Ma ei mäleta, kas siin sees oli ka erinevate nende algoritmide tutvustamine, et mismoodi seda ja siin natuke beamformingust räägitakse ka, et mismoodi siis erinevates olukordades, mismoodi see radar siis peaks tuvastama nii-öelda need kummitused ja nendele kummitustele mitte reageerima. Et see võib-olla aitab natukene seda radarit paremini ette kujutada. Ja siis nende näidiste jooksutamiseks MATLABis saate kasutada, siin üleval on copy command nupp, kui teil on MATLAB kõikide pakettidega installitud, siis ta võib küsida ka veel mingisugust graafikakaartide täiendavate driverite või tööriistade installimist olenevalt sellest paketis. Aga kui te seda siis käsku jooksutate MATLABis, näita, teeme siit mingisuguse uue akna lahti. Nii. MATLABis sees, siia käsureale kleebite selle sama käsu, enterit ja siis ta avab selle simulatsiooni kogu täies mahus ja teinekord on siin erinevaid aknaid võimalik veel juurde avada, mis on siis seotud selle simulatsiooniga ja siis on võimalik neid osasid jooksutada siin ükshaaval, kui siin üleval on see run section nupp või siis on run nupp, siis ta jooksutab tervet seda simulatsiooni. Ja olenevalt arvutist, selle võimekusest võib see simulatsiooni jooksutamise aeg olla üpris pikk, et ta lihtsalt peab kõiki neid parameetreid läbi arvutama, mida tal siin kästakse selles simulatsioonis teha ja nii mõnegi arvuti puhul võib see võtta üksjagu palju aega.
aga see võimalus, et neid erinevaid asju katsetada, on teil kõigil olemas ja MATLABi neid õpetusi või variante vaadata või kui te oma siis selle grupitöö või individuaalse uurimistöö teemade kohta otsite, te võite ka päris tihti sattuda mingite MATLABi mudelite või Simulingi mudelite otsa või mingite selliste simulatsioonide otsa, et siis teil on võimalus ka neid asju katsetada. Mitte, et te nüüd peaksite kõike seda põhjalikult teadma ja tundma otsast lõpuni, vaid see on selline esimene kokkupuude, kus teil on võimalus sellise matemaatilise mudeldamisega aimata nende süsteemide tööd ja mismoodi siis mõneti ka tööstuses neid asju tehakse. Mitte õigemini tööstuses, vaid teadusmaailmas siis pigem. Tööstuses kasutatakse ka MATLABi ja Simulingi mudeleid muidugi, et kui meil on vaja mingit süsteemi mudeldada, mingeid keerulisi arvutusi, parameetreid arvestada, et siis see võimaldab seda suhteliselt kergesti teha, kui me neid tööriistu hästi kasutada oskame. Ja teine siis oli natuke põhjalikum selline mudel, kus siis auto erinevates suundades vaatavad radarid simulatsioonist mõõdavad siis ümbritsevaid objekte ja siis need täpikesed, mis siin ilmuvad, on siis tuvastatud punktid, et kuskil suunas, kuskil kauguse peal oli ära tuvastatud mingi punkt ja siis meil on siin visualiseeritud, et see langeb kokku ka siis simuleeritud objektidega. Et need kastid jooksevad simulatsioonis justkui nagu sõidukid ja siis meie radarimudel saadab välja selliseid signaale või ütleme jah, sellist lainet, nagu ta päriselt võiks saata, mis on ka läbi siis nii-öelda simuleeritud ja siis seda tagasipeegeldust ja seda, mida me siis näeme või kuuleme nii-öelda nendest erinevatest anduritest on siin näidatud ja tegelikult kui me kujutame ette, et siis see radari pilt kui selline, kui meil on siin antud selline kahemõõtmeline vaade, kas siis külje peale või ette, siis see radari pilt ongi ju selline, et me näeme siis sisuliselt mingisuguseid tagasipeegeldumis, mingisuguseid täpikesi, või nii on ta siin ette kujutatud, ja sellest tulenevad ka mingisuguseid kauguseid, eks ju. Aga rohkem infot me tegelikult mitte midagi ümbritseva maailma kohta radari kaudu ei saa ju. Et pilt jääb ju tegelikult puudu. Et saame ainult mingisugused kaugused, suunad, punktid, rohkem mitte midagi. Ja nende punktide resolutsioon antud simulatsioonis on juba üpris tihe. Ütleme vanemate süsteemide puhul ei pruugigi üldse nii tihe see resolutsioon olla, et me ei saa ühe sõiduki pealt mingit 6 või 7 punkti, vaid saame võib-olla ühe mingisuguse suurema sellise suuna ja suurema kaugusmääratluse teada, aga midagi täpsemat me ei tea ümbritseva maailma kohta. Et selles mõttes on nagu oluline aimata ka, et mida need andurid näevad ja hiljem ka mõelda selle peale, et mida siis see digitaalne süsteem justkui peab nägema või mis andmeid ta peab töötlema selleks, et jõuda mingite otsusteni. Ja auto puhul ju need otsused peavad olema tehtud mitukümmend korda sekundis ja suure kindlusega. Et kui me ei suuda kindlalt otsustada, kas sees on mingi oht või objekt või muu, siis süsteem ei toimi ju nii, nagu ta peaks toimima. Et sellised olulised aspektid. Ja nüüd, kui me vaatame neid liigume radarist pildi poole, et me oleme siis sellest elektromagnetlaine sagedusspektrist tulnud sealt raadiolainetest, mikrolainetest üle, siis võib-olla me oleme veel ikka mikrolainete juures, hakkame liikuma nähtava valguse poole, mis on siis infrapuna, ehk siis sama sagedusspekter, kus oli meil ka soojuskiirgus, eks ju, aga nüüd on 2 infrapuna ala kasutatakse. Üks on nähtaval valgusele natukene lähemal, teine on natuke kaugemal ja nende sagedusalade ohutase on erinev. Ehk siis lidari valgus, mida kasutatakse, on inimsilmale nähtamatu, aga üks nendest sagedusaladest on inimsilmale oluliselt ohtlikum. Mis siis teha tuleb? Kui mingisugune sagedus põhjustab ohtu
me ei näe seda valgust justkui, ta ei ole valgus meie silma jaoks, aga ta on, nimetatakse seda infrapunavalguseks, eks me ei näe seda oma silmaga. aga kui me vaatame sinna allikasse, sellesse laserisse otse sisse, silm kõrbeb ära, kärssab. ja et kas me peame inimsilmasid hakkama kaitsma, nagu tihti laseritega töötamisel on ette nähtud, kaitseprillid. et siis kõik inimesed, kes tänava peal kõnnivad, kus on need isejuhtivad autod, peavad kandma prille, näiteks seal. Mis liin see oli, mida me vaatasime, kas San Francisco või kus need isejuhtivad autod lidaritega olid, eks ju, 5 lidarit on peale pandud, et siis kõik inimesed tänava peal, ameeriklased niikuinii kannavad päikseprille enamus, et noh, selles mõttes pole probleemi. aga tegelikult vaata see päikeseprill ei pruugi seda sagedust kinni püüda, mida see lidar jälle emiteerib, et need peavad omavahel olema nii-öelda kokku häälestatud, et vastava töösageduse peale. tegelikult, mis on tegelikult ette nähtud, on siis emiteerimisvõimsuspiirang, et kui meil kasutame seda sagedust, mis on inimsilmale ohtlik, kui ta on liiga võimas, keeratakse see võimsus lihtsalt niivõrd maha, et ta ei kujuta endast ohtu, kui see lidar seal kuskil auto katuse peal pöörleb, siis kui me mõõdame seda mingi mõistliku maa pealt, siis ta ei ole sellise mõõdetava võimsusega, et ta võiks hakata juba inimsilmale ohtu endast kujutama. küll aga, kui me keerame võimsuse maha, siis on jälle tuvastusvõimekus oluliselt väiksem. Täpselt sama nagu, ma ei tea, öösel sõidame lähituledega versus kaugtuledega. Täpselt sama efekt on ka lidaril, ta ei näe enam nii hästi sellisel juhul, kui me ei saa sealt võimsat impulssi välja anda sellest. Ja mis selle lidari sees tihti ongi siis laserdiood, eks ju, mis tekitab seda infrapunakiirgust, saadame selle valgusimpulsi välja ja nüüd kuulame tagasi peegelduvat siis seda lainet, eks, et kui see valgusimpulss jõuab mingisuguse takistuseni, ta peegeldub enamasti enamuspindade pealt ka tagasi mingil määral, ehk siis väike osa sellest me suudame siis vastava fotosensoriga või fotoanduriga suudame siis tuvastada, mis on jällegi äärmiselt keeruline, et kui me lähme sellest sagedusalast välja, mis inimsilma ei põhjusta, lähme kaugemale, siis tekib probleem pooljuhtides, et sellised dioodid, mis suudaks seda sagedust hästi tekitada, et selle sageduse peal seda infrapunavalgust saada ja siis seda ka pärast kinni uuesti püüda. Et selliseid materjale on väga keeruline toota ja see ongi see, mis on väga keeruline siis nende statsionaarsete lidarite siis selline tekitamiseks või väljakutse, et kuidas me suudame minna siis sellest pöörlevast lidarist solid state lidari peale, mis oleks oluliselt odavam. Siin on jälle erinevad variandid. Üks variant on seal nende mikropeeglitega, et nii nagu on siin need maatriks tuled kuskil, et siis väikeseid peeglikesi keeratakse erinevas suunas, et me saame mingisuguse ala ära katta. Või siis teine variant on, seal on näidatud ka läätset, mis on siis et mingi riba, aga siis ongi see riba laius, ta ei anna meile nii suurt head täit vaatenurka, nagu annab meile see pöörlev lidar. Et kuna meil see riba laius on piiratud, kas pikuti või horisontaalis, siis me ei saa, et see pöörlev lidar annab siis selle, et me võtame need viilud, aga me keerame järjest seda lidari vaatenurka ja me saame ümber lidari pöörlemistälje mingi maailmavaate kokku panna, siis selle solid state'iga meil seda võimekust on suhteliselt vähe, aga selle nimel tohutult pingutatakse teadusmaailmas, et saaks siis ikkagi solid state lidarid ka autode peale, kuna see võiks tuua selle sensoorika hinnad oluliselt allapoole, kui on praegu nende pöörlevate lidaritega. Vist üks kord mainisin ka, mis selle pöörleva lidari hind on. Praegu umbes suurusjärk on keegi uurimistööd teinud. No, räägime suurusjärgust 15 000 euri. Et leidub ka natuke odavamaid, leidub natuke kallimaid, aga tavaline keskmine, Harju keskmine selline Velodyne'i lidar, nagu seal ülemise pildi peal on. Te olete näinud ka siin meie vormelimeeskonna auto peal on lidar ees otsas, eks ju.
nad kasutavad seda ja tihti on nad sellistes kasutusjuhtudes ikkagi, kus me räägime isejuhtimisvõimekustest, täielikult autonoomsest sõitmisest, et siis see lidariga ümbritseva maailma tuvastamine on oluline, et annab siis radarile ja kaamerale lisaks veel ühe sellise täpsema dimensiooni täpsem kui siis radar oma mõõtepunktide arvult, eks ju. Me saame palju rohkem mõõtepunkte, aga teisest küljest ta suudab mõõta väga efektiivselt kaugust, mida ei suuda jälle kaamera teha meil pildi pealt. Ehk ta on nagu kahe vahe peal, eks ju. Et ta saab palju täpsema punkti pilve radariga võrreldes ja lisaks sellele ta saab see pildi tuvastusest erinevalt ka veel selle sügavuse dimensiooni kätte. Väga kergesti. Aga hinna poolest, kui meil on 4 lidarit, 5 on vaja vist, vaadake seda Waymo autot, üks oli suur keskel, kuppel on ja 4 tükki oli veel nurkades. Korrutame läbi. Väiksed olid seal 15 000 eurised, aga see suur lidar võib olla ise seal juba 50 000 eurine. Et kui meil on seal 100 000 eest ainult lidareid auto peal, pluss see auto enda kogu elektroonika, mis siin on sisse ehitatud, täiendavalt see isejuhtimisvõimekus, et see auto hind läheb ise nii kalliks juba, et tavainimene endal sellist lidaritega autot ikka väga ei osta. Autode peal on olnud siin erinevatel mudelitel aastate lõikes ka lidarilaadseid tooteid, mida võib-olla liigituse klassifikatsiooni mõttes ei saa ka välistada, et tegemist ei ole lidariga, aga ta ei ole lidar ka sellises kastmes, nagu on meil ikkagi siin nende isejuhtivate autode peal, et selles mõttes on nagu see klassifikatsioon on selline, nagu ta on. Et ma ei hakka vaidlema kellegagi, kui keegi ütleb, et mingi mudeli peal on lidar autonduses olemas, aga ta võimekus ei ole selline, nagu me ühe tavalise lidari peal ikkagi silmas peame. Vaatame, mida see lidar siis piltlikult öeldes näeb. Kas see on üks pilt, mida lidar näeb? Mis te arvate? Mattias arvab, et võib olla. Kiirelt sellest paberit välja saadab ja tagasi kogub, muidu tahaks nüüd, et ta laseb välja ja ootab meile tagasi tuleb. Ja, miks vaadake see lidari pöörlemissagedus, ma ei mäleta, mis ta RPM on või see mitu pööret ta minutis tegi või sekundis. No ikka mõned pöörded sekundis minu arust ikka tegi ära, kui mitte mõnikümmend. Ma ei ole nüüd väga kindel, mis see täpne number on, aga ma pakun, et võib-olla mingi 20-30 pööret sekundis võiks ikka ära teha. Mida see tähendab tegelikult selles mõttes, et kui me saadame selle valgusimpulsi välja, kui kaua me oleme suutelised, oletame, et meil see valgusimpulss käib ühe nurga all ära, paneb kuhugi minema, ja nüüd tuleb see fotosilm näiteks, on ta kõrval, keerab sinna ennast juurde, et kui kaua võtab see valgusel aega, kui ta läheb sellest lidarist, on seal pildi peal meil see auto või inimene seal paari meetri kaugusel, kui kaua see valgus ikka käib edasi-tagasi? No ütleme vahemaa on 10 meetrit. Kaua võtab aega, et see valgusimpulss käiks koha peal ja tuleks tagasi ka? Valguskiirusel, väga hea, problem solved, eks ju. Aga meie peame olema insenerid, me peame neid ajadimensioone ka natukene ette kujutama, et kui kaua see aega võtab. No sekundites võib ka mõõta, lihtsalt on 0,0000000 midagi, aga insenerid ei räägi sellises nullide keeles. Insenerid räägivad eesliidetega. Kas meil on seal nanosekundid, pikosekundid, attosekundid, femtosekundid. Et selles mõttes see võib olla ikkagi põhimõtteliselt 10 meetri peale me saame peast arvutuse teha ju edasi-tagasi vahemaa, jagame läbi 3 × 10 astmes 8 meetrit sekundis, eks ju, et mis see aeg tuleb. No ütleme 1 meetri peale me keeramegi lihtsalt ta sinna teisele poole murdu, eks ju, ja saame, et on umbes, mis ta tuleb siis 3 × 10 astmel -8 või?
midagi taolist. Ja kui meil on 10 meetrit, siis ta lihtsalt läheb 1 koha võrra hüppesse. Midagi taolist, et 0, ma ei tea, 0,3 mikrosekundit või äkki. No peast arvutusin, et ma isegi ei ole tahvlit või kalkulaatorit appi võtnud. Et midagi sellist suurusjärgus me võime ette kujutada, aga lihtsalt ongi see moment, et kui me seda lidarit seal masti otsas pöörame, siis see valgus jõuab ju tegelikult teha selle edasi-tagasi käigu seal selle mingi pöördenurga ajal jõuab mitu korda ära teha. Et kui me seda lidarit keerame, ta jõuab tegelikult juba mitu impulssi ühes suunas välja saata ja vastu võtta teatud maa peale. Et nüüd ongi küsimus see, et mis selle lidari tuvastuskaugus peab olema. Kas ta peab vaatama 10 meetri kaugusele, 20 meetri kaugusele või ta peab vaatama 200 meetri kaugusele. Võib-olla ma ei ole seda nii detailselt uurinud. Mis ma selle pildiga tahan illustreerida, on see, et vaadake, ega see ei ole see, mida lidar näeb. See on see, mida inimene näha tahab. Inimene tahab näha niisugust 3-mõõtmelist pilti ja seal peal meil on siis kastikesed joonistatud ümber tuvastatavate objektide, nagu inimesed ja autod ja muud huvitavad asjad, mida me tahame tuvastada. Lidar ei näe sellised, lidar on ju lõpuks arvutisüsteem. Ja me tuleme jällegi tagasi selle juurde, mida näeb arvutisüsteem. Me võime seda matemaatiliselt ette kujutada, et matemaatiliselt me võime seda kirjutada sellise vektorina, eks ju, ütleme, et meil on siis mingisugused vahekaugused ja siis ma tõin selle lidari pöördenurga välja sinna radiaanides, et oletame, et meil on nullasendist, näiteks nullasend on auto kesktelje suunas, siis nullasendist on pööranud 1,48 radiaani, ehk siis kuhugi mingisuguse nurga alla ennast, et oletame, et see on meil ühe punkti tuvastus. Et meil on selle punkti tuvastuses on 3 koordinaati lidari või lidari asukohast, eks ju. Et mis on ta kaugus koordinaatteljastikul auto näiteks keskpunktist ja kõrgus, kas siis maapinnast arvestatuna näiteks antud juhul, mis iganes matemaatikaga me selle sinna genereerinud oleme, pluss siis see pöördenurk ka, et me saame need punktid panna siis kuidagi pärast ka punkti pilve, aga iga punkti jaoks meil on selline koordinaat mingisugune süsteem, on ju. Et kas ta on meil seal millimeetrites või meetrites või mis need ühikud on, see lõpuks sama tähtsust, oluline see, et meil on need punktid välja mõõdetud. Tegelikult võib see olla palju veel omakorda keerulisem väljakutse, arvestades erinevaid koordinaatsüsteemide kokkupanekut ja vektortehteid, mis meil on vaja teha. Aga kui me vaatame, nagu siin juba öeldi, mida arvuti näeb, meil on eks täpselt need samad väärtused on kuskil mälus. Ja me peame sealt mälust hakkama välja lugema seda informatsiooni ja mida me näeme on tegelikult ühed ja nullid ja me peame hakkama siis, kui me võime neid ühtesid ja nullisid teistpidi vaadata ka kui arvusid, täisarvusid siis, eks ju, integere, aga me peame hakkama siis nendest arvudest kuskilt välja krõmpsutama seda informatsiooni, arvutama, et kuskil on mingisugused objektid punktipilvedest, eks ju. Mingit moodi me peame hakkama seda tuvastust tegema. Praegu, mismoodi seda lidari punktipilvede puhul tehakse, see on omaette tõesti ka selline maailm, et me jõuagi sinna kohe sisse sukelduda, vaid alustuseks sukeldume sisse sellesse, mismoodi ühe pildi pealt informatsiooni tuvastatakse, et osad täna juba siin seadistasid radareid laboris, me proovisime seda teha, et me tegime selle protsessi, eks ju, mitte radareid, vaid kaameraid, et tegime mingil määral selle protsessi läbi, päris võiduka lõpptulemuseni erinevatel põhjustel jõudnud, aga pole hullu, vähemalt me saime aimdust kätte, et mis on need olulised asjad sellise kaamerasüsteemi seadistamise protsessides ja kui me vaatame nüüd, nagu varem ka mainitud, see kaamera moodul ise ei ole eriline kunstiteos, eks ju. See kaamera silm, kus on fotoandur on taga, on tänapäeval muutunud nii tavapäraseks asjaks, et meil on kõigil nutitelefonide küljes juba mitu tükki neid kaamera silmasid ja kui te vaatate ühe sellise kaamera anduri hinda kuskilt
nii-öelda tööstuslikult turult, siis te leiate, et need on seal võib-olla paar eurot, võib-olla 10 eurot, 15 eurot tükk, eks ju, et see kaamera silm ise ei maksa suurt mitte midagi. See CMOS fotoandur ehk siis complementary metal oxide tüüpi kiip, mille peal on siis fototundlikud transistorid või siis valgustundlikud transistorid, et olenevalt kui palju siis ühte või teist sagedust, mis korreleerub ka vastavalt värvile, eks ju. Tavaliselt on meil siis RGB ehk siis punane, roheline, sinine värvus, teatud sagedused tuvastatakse ära ja siis sealt omaette veel arvutatakse erinevate algoritmide abil kokku, mis see tegelik värvus võiks olla ja meil pärast pannakse siis need vastavad väärtused kuhugi kirja. Siis me salvestame ära ju lihtsalt maailmast mingisuguse ruudustiku, mingisuguse kogumiku, arvväärtuseid mingite värvide kohta. Ja see, ütleme, ei ole omaette kunstiteos. Kunstiteos hakkab siis pihta, kui me peame sealt pildi pealt ka midagi aru saama, peame hakkama tuvastama. Et mingid 10 aastat tagasi, no paarkümmend, 30, 40 aastat tagasi, peeti seda suhteliselt võimatuks missiooniks, et me hakkame pildi pealt erinevaid objekte tuvastama. Et kui meil on mingi pilt ja me ütleme, et seal pildi peal on mingid objektid, et seda küll matemaatiliselt viljeleti erinevaid selliseid algoritme, aga et arvutiga seda võimalik teha on, et seda nagu väga hästi keegi ei julgenud ennustada. Tänapäeval aga on see igavesti lihtne ja sisse töötatud rada, et ei ole mingi eriline asi, kui teil on siis see foto tegemise äpp kuskil nutiseadme peal ja see suudab ära tuvastada siis sealt näod või isikud või nii edasi. Et mis nende süsteemide taustal siis tegelikult toimub, kui meil on selline pilt tee pealt, mis me siit ära tuvastama peaksime autosõiduki süsteemi vaates? Ees oleva sõiduki võiks ära tuvastada. Liiklusmärgid võiks ära tuvastada, mis veel? Tee peal olevad postid võiks ära tuvastada. Jooned võiks ära tuvastada, ehk siis sõiduraja. Tegelikult on jah, tähtsuse järjekorras võib-olla ongi see ees olev sõiduk ja siis sõidurada ja siis ülejäänud asjad. Et sõiduk kindlasti pannakse kokku ka radari informatsiooniga, et me tuvastame ees oleva auto nii radariga kui kaameraga ja siis meil on vana hea ingliskeelne termin, toimub sensor fusion ehk siis erinevate andurite info põhjal võimalikult täpse sümbioos, jah, väga hea, andurite sümbioos. No sümbiootiline süsteem on tavaliselt see, kus üks organism pakub teisele organismile midagi vahetuskaupa, et see, aga nad ei paku üksteisele, vaid nad annavad süsteemile edasi seda informatsiooni. Et selles mõttes me ei saa seda sümbioosiks päris hästi kutsuda. väga sügavaks läheb see äkki. Siis ma arvan, et sellele sensor fusionile on eesti keeles parem termin vaste olemas ka, mis ütleks ära, mis selle nagu mõte on, et me võtame mõlemast andurist kõige parema tõe, mida me saame sealt välja selgitada ja selle mõlema mõõtinfo põhjal siis paneme pildi kokku, et mis see tegelik tõde võib olla. Aga kui me räägime nüüd ainult pildi tuvastusest, siis eks ju, märgi võiksime ära tuvastada, ees oleva sõiduki võiksime ära tuvastada, sõiduraja jooned võiksime ära tuvastada, sõiduraja võiksime nii-öelda ette anda ja muidugi igasugused takistused, mis tee peal ette jäävad, et me võiksime neid ka koomata, ja selliseid poste me radariga, tänapäeva nende viimase põlvkonna radaritega me võib-olla korjame juba tee pealt ülesse. Ultrahelianduritega püüab neid küll, aga ultraheliandur näeb ainult mingisugune 5 meetrit ette või külje peale, et siis teatud sõidukiiruste juures ei pruugi olla enam adekvaatne, kui need postid tulevad hästi tihedalt. Ja noh, lisaks on nende
tee keskpiirete rajamisega siin ka Eesti näitel olnud erinevaid mitte väga häid kogemusi, et eks paistab, kuidas meil see tulevikus see asi hakkab välja nägema, et kas ehitame neid tõkkeid sinna tee keskele või siis ehitame hoopis teid paremaks ja laiemaks, et see aeg näitab. Aga vaadake, kui lihtne inimesel oli ära tuvastada, ega seda arvuti ei joonistanud siia peale, nüüd ma joonistasin ise siia peale. Võtsin ühe pildi kuskilt, mis on siin üks Eesti tee, sellisel hämaral ajal tehtud ka ja vaatasin, mis seal peal on ja joonistasin siia need samas PowerPointis, joonistasin ise need objektid peale, hästi lihtne oli tuvastada, sest inimese nägemismeel on väga tugevalt orienteeritud objektide tuvastamisele, mis on inimese poolt kõige tugevamini tuvastatav objekt. Et kas on valgust või ei ole valgust. Need on pigem nagu ööliblikad, et mis lendavad valguse peale kohale, aga inimesel on hoopis üks teine muster, mida ta otsib igalt poolt. Ja tuttavaid asju otsib, aga mis see on? Jaa. Kes otsib põõsast pilkureid ja kes otsib seda kiiruskaamerat, eks ju. Aga tegelikult inimene, olenemata sellest, kas ta teab autodest midagi või ei tea, kõige tugevamini tuvastatav muster on teise inimese nägu. Ehk siis meie aju on joondatud selliselt, et kui me vaatame ringi maailmas, siis me otsime nägusid igalt poolt. Noh, ilma, et me seda teadvustaks. Ja näiteks, kui siin olid need mingisugused, ma ei tea, Marsi pinnalt tehtud pildid näiteks, ja see oli ühe kaljumoodustise vari langes kuidagi teatud nurga alt, et kui päikesevari langes kuidagi peale, sealt tehti pilti ja inimene vaatas, siin on mingi nägu, kunagi on tulnukad Marsi peal käinud, ehitanud sellise näomoodustise, eks ju. Aga kui sa keerad selle valguse teise nurga alla, siis sa ei näe enam seda nägu, eks ju. Aga inimene kohe ta otsib automaatselt, mustriotsing käib, et me tahame kogu aeg näha nägusid, et ju siis on evolutsiooniliselt kuidagi välja kujunenud, et me tegelikult ühiskonnana funktsioneerides loeme teiste inimeste nägudest hästi palju informatsiooni välja ja see paraku nii on, eks. Aga jällegi, mida näeb selline süsteem? Varsti on see une pealt juba selge, et vaatame seda pilti, siis me näeme tegelikult ühte ruudukeste kogumit, mida iga ruuduke siis pildi kõige väiksem osa, kui me räägime digitaalsest pildist. Pikslid, jah, kõigile selge. Ja üks piksel omab siis tavapärase kahemõõtmelise pildi puhul endas kahte koordinaati, ehk siis asukohta selle pildi peal. Hakkame nullist lugema, tavaliselt vasakult ülevalt nurgast. Ja igal koordinaadil, kui me räägime kolme värvilisest või siis värvilisest pildist, siis me räägime kolmest väärtusest. Ehk siis me võime tegelikult vaadata seda ka kui kolm maatriksit, kus iga maatriks esindab siis samu piksleid koordinaatide mõttes, aga siis kolm kihti, et igal värvil on oma mingisugune numbriline väärtus. Või me vaatame iga pikslit eraldi, kus me vaatame siis niisugust kolme väärtuse suurust, jah, et see iseloomustab selle piksli värvust. Ma praegu panin suvalised numbrid siia sisse, lihtsalt, et anda mingisugune ettekujutus, et meil on siis aadressil I ja J on pikslite punase, rohelise ja sinise tooni värvused, vastavalt siis 121, 33 ja 230. Ehk see annab meile aimdus sellest, et tegemist peaks olema 8-bitise pildiga, mis tähendab seda, et igal sellel pikslil, igal värvil võib olla väärtus vahemikus 0-255-ni. Kui ta on 8-bitine, eks ju. Kui ta on 10-bitine või 12-bitine või 16-bitine, eks ju, siis lihtsalt see väärtuste võimalik vahemik, võimalik erinevate väärtuste arv lihtsalt tõuseb, aga mingist hetkest alates inimsilm enam ei erista neid erinevusi. Et kui meil on seal mingisugune
14-bitine või 16-bitine pilt, siis on juba väga raske aru saada, et kui meil on sama värvus 14-bitises ja kaks erinevat punkti ja nüüd on 16-bitises mingisugune väärtus selle kahe vahel, et kas meie silm suudab enam eristada seda tooni erinevust, väga, väga kahtlen selles. muidugi selleks peab seda värviteaduse nii-öelda süviti sisse minema. Jällegi, mida arvuti näeb, kui me vaatame seda ühte pikslit? Täpselt samamoodi on ju meil kuskil mälus mingisugused numbrilised väärtused, mis iseloomustavad seda, mis me oleme sinna pildi peale kinni püüdnud, on see pilt siis tehtud foto pärismaailmast või on see genereeritud pilt, vahet ei ole. Aga kui me oleme loomas mingisugust arvutuslikku süsteemi, mis peaksid pildi pealt informatsiooni tuvastama, siis mismoodi me seda teeme? Mismoodi me pihta hakkame? Arvuti vaatab. Ütle meile, kus on sõiduraja joonetavad. No kuidas me leiaksime üles sõiduraja jooned kõige kergemini? See on üks kõige lihtsamaid asju, mida pildi pealt teha. Suht lähedal. Mida me teha saame, on see, et me ütleme, see on üks kõige lihtsamaid operatsioone, mida tehakse, siis kutsutakse morfoloogiaks ehk siis pildi moonutamine teatud siis algoritmidega ja see on üks kõige lihtsamaid algoritme. Tegemist on siis, ma ei teagi, mis eestikeelne vaste on, thresholding ehk siis ütleme niisugune lävepaku funktsioon, kus me ütleme, et kõik pikslid, mis on alla teatud heleduse mustaks ja kõik pikslid, mis on üle teatud heleduse valgeks. Selline tehe. Ja kui meil on valged sõiduraja jooned, siis mida kõrgemaks me seda läve keerame, siis seda suurema tõenäosusega me kaotame ära kõik muu ebavajaliku ja jätame alles ainult sõiduraja jooned ja võib-olla veel mingid üksikud kriipsukesed. Ja tegelikult neid sõiduraja jooni siis otsitakse ka, et võetakse selline mingisugune X korda Y pikslit aken ja selle aknaga hakatakse skännima seda pilti ja tuvastatakse siis jooni, mis on sellise püstise või diagonaalse nurga all. Et horisontaaljooni ei vaadata, vaid kuna me teame, et me sõidame sõidurajas, et siis me peaksime otsima selliseid jooni, mis asuvad umbes sellise nurga all, nagu me siin selle pildi peal hetkel näeme ja neid on võimalik tuvastada siis sellise otsimisaknaga, et me skännime järjest seda pilti läbi ja vaatame, et kus kohas meil siis sellised vastavad jooned tekivad ja pärast filtreerime veel seda pilti niimoodi, et meil jäävad ka need püstised jooned alles sinna ja me võime öelda, et need on väga suure tõenäosusega meil sõiduraja jooned. Niimoodi tehti seda kunagi minevikus. Ja on veel üks algoritm, mis kutsutakse siis ääretuvastuse algoritmiks. Ta on natuke keerulisem, aga ta mõte on umbes sama, et otsitakse siis sellise skännimisfunktsiooniga, et võetakse, ma ei tea, 3x3 või 10x10 või mis iganes selline pikslite kogu korraga ette ja siis tuvastatakse selle seest servajooni võrreldes pikslite heledust ja tumedust ja siis seda otsimisakent tõstetakse järjest üle selle pildi, tõmmatakse esimene rida läbi, siis liigutatakse seda allapoole, tõmmatakse järgmine rida läbi, ehk siis otsitakse kõikvõimalikud igasugused servad ülesse. Seal on natuke erinevaid lähenemisi algoritmiliselt, mismoodi seda teha ja erinevaid parameetreid, mida saab tuunida, et siis kui tugevaid kontraste või erinevusi seda otsid. Aga jällegi see servatuvastus on üks selline väga klassikaline algoritm, mismoodi hakati siis masinale õpetama, et vaadake, kuskil on mingisugused objektid ja nüüd sellest järgmine samm on see, et me hakkame mingeid kujusid tuvastama, me võime öelda talle ka arvutile, et vaata, kas seal leiad mingisuguseid rõngaid sealt pealt, millega need rõngad kokku läheksid liiklusmärkidega, eks ju. Me leiame sellise ilusa ümmarguse rõnga pildi pealt, mis ei ole täis kuu parasjagu, vaid ongi meil see liiklusmärk seal näiteks. Siis me võime eraldi välja lõigata selle rõnga pildi pealt ja ütelda arvutile, et vaata, kas sa leiad siit pealt ka mingisuguseid sümboleid.
mida on sulle selgeks õpetatud. Näiteks võivad olla siis liiklusmärgi, need kiiruspiirangud või mingid muud sellised olulised märgid, et siis proovime seda selliselt teha. Aga need sellised morfoloogilised operatsioonid on vanakooli lähenemine, et me seda üritame selle pildiga niimoodi käituda. Tegelikult ta ei ole ajalugu, aga ta on jäämas nii-öelda oma nii-öelda olemusest tahaplaanile selles mõttes, et okei, mingeid teatud võtteid kasutatakse kuskil selles pilditöötluse siis teekonnas, et kui meil kaamerast tuleb pilt sinna süsteemi, et seda pilti töödeldakse, et mingeid etappe tehakse seal vahepeal läbi, kas parandatakse mingeid heledusi, kontraste, mingisuguseid servasid võib-olla tuvastatakse mingitel põhjustel, aga see ei ole see põhimeetod, mismoodi me pildi pealt informatsiooni täna tuvastame. Milline see põhimeetod on? Ehk siis kasutatakse erinevaid masinõppe algoritme ja nendest mul on natuke lihtsam näidata siis neid näiteid. Ma jätan teile siia esitlusse ka, et kui te pärast vaatate siis seda slaide või siis seda nii-öelda sealt e-koolist vaatate järgi, saate ise sellele ka lahti teha ja katsetada. Et panin selle vahepeal kinni juba, aga teeme uuesti. Et kuidas siis sellised masinaõpetatud algoritmid oma põhimõttelt töötavad või mismoodi me selle pildi pealt siis nende pikslite väärtuste alusel midagi ära tuvastame. Mis on tänapäeval muide väga hea, et see oli asi, mida õppida selles mõttes, et tõesti igaüks saab oma nutiseadmete või nende arvutite peal mingisugust masinaõppe algoritmi treenida ja jooksutada ja katsetada, kas see töötab või ei tööta selle eesmärgi pärast, miks ta treenitud on. Et need tööriistasid on täna juba väga palju erinevaid, mida võib rakendada. Aga kui me vaatame sellist ühte klassikalist näidet, mis on siis, ta on visuaali mõttes ülihea näide, et selle abil siis õpetada, mismoodi see masinnägemise algoritm töötab, siis see on masinõppe algoritmid on õpetatud tuvastama käega kirjutatud numbreid, aga ta olemus, see, et me tahame näiteks liiklusmärgi pealt tuvastada numbreid, põhimõte jääb enam-vähem samaks. Oma olemuselt ta ei ole väga erinev, aga näitlikumistamise eesmärgil ta on hea, sest ta on hästi väike mudel. Näete ise, palju siin kihte on. Reigo, näed, mitu kihte on? No üks kiht, teine kiht ja ongi kõik. Et sisend on siin all, kus meil on iga piksel on ühendatud esimese kihiga. Vaadake, näete, kuidas on iga piksel. Jürgen, paned tähele? Iga piksel on ühendatud selle esimese kihiga. Vaadake, need sinised jooned, mis siia vahele tekivad, need on siis nii-öelda selle sisendi ühendused esimese kihi iga siis selle nii-öelda tehisliku neuroniga või närvirakuga, mis selles süsteemis on. Tegelikult need on puhtalt matemaatilised arvutuslikud tehtud, aga selleks, et me saaksime seda kuidagi paremini oma peas ette kujutada, on see ära visualiseeritud kihtidena ja me näeme, et see iga piksel, mis siin selle pildi peal on, ma joonistan siia näiteks numbri 1, siis see pilt on siia samamoodi joonistatud, eks ju. Ja siin esimese kihi peal iga see ühendus, mis siit alt tuleb, on läbi selle joone ühendatud siis selle kihi närvirakuga ja sellel igal joonel
on mingisugune tugevus, mis väljendub siis ühes koefitsiendis, ta on mingi number. No näiteks see number võib olla normaliseeritud kujul 0-1, mingi ühe selle sinise joone puhul see number on näiteks 0,2, teise puhul on ta 0,8. 0,2734 ja teisel 0,8756, mingisugune number. Kas ta on normaliseeritud kujul või on ta siis normaliseerimata kujul, ta võib olla ka mingi suurem või väiksem number. Ja siis selle sama üksiku neuroni sees, ma vajutan siia peale, siin sees on mingisugune koefitsient, et millega seda, vaadake, weighted input, siin on isegi suuremad numbrid, on 5,51, see on see, mis tuleb sisse. Et kui meil on see piksli väärtus on näiteks seal mingisugune, no siin on praegu antud juhul on ta 1 ja 0 vist tõenäoliselt on, et seal ongi 2 väärtust võib olla, et kas see piksel helendab või ta ei helenda, eks ju, see, mis ma sinna joonistasin, number 1. Et siis ma korrutan ta läbi, kui ta on 1, korrutan läbi 5,51-ga, kui ta on 0, on tulemus 0, eks ju. Siis on selles närvirakus endas mingisugune koefitsient lisaks sellele joonele. Jagatakse vist millegagi läbi. Seal on, ei ole hoopis siuke tehene, et calculation 1,7 korda tangents 2/3 ja sulgudes 2/3 korda 5,51, selline tehend siia pandud. Ja nüüd see esimene kiht on täielikult ühendatud teise kihiga. Ehk siis kõik need väärtused, vaadake, mis tulid siit esimesest kihist, iga see väärtus on ühendatud teise kihi iga väärtusega. Vaadake, alt tuleb üles igast sellest üksikust või vahekihi sellest neuronist tuleb üks joon, mis on ühendatud selle teise kihi piksliga. Nagu antud skeemi peal on praegu kuvatud, kui ma hiirega läksin siia teise kihi kohale, siis ta näitab seda, et millega see on ühenduses. Ja te näete, et siin need kõik jooned ei ole sama tumeduse või heledusega. See näitabki seda, et nad on erineva väärtusega, et kui meil on siin mõni see heledam joon esimesest kihist tuleb, siis seal on see väärtus, mis saadi läbi selle arvutuse on kõrgem ja tuleb siia teise kihti. Ja siin see iga joon arvutab selle esimesest kihist tulevat väärtuse üle enda koefitsiendiga, et see iga joone sees on mingi koefitsient, mingi number. Samamoodi nagu me enne ütlesime, ma klikkan uuesti selle peale, vaatame. Siin on see joone koefitsient on 3,76 ja siis on selle neuroni enda arvutustehe on seal jällegi toodud see 1,7 tangens midagi korda sulgudes 2/3 korda 3,76, et see, mis joone pealt, see 3,76 väärtus tuleb sinna ruutu, see omakorda kalkuleeritakse läbi ja me saame lõpptulemuseks 1,69. Ja nüüd jõuame tõeni, ehk siis iga see teise kihi närvivõrk, närvirakk, jah, neuron, tehisintellekti närvirakud või neuronid on ühendatud siis selle lõpliku väljundkihiga, mis peaks meile indikeerima seda tulemust, mis me tulemuseks saime. Praegu me näeme, et tulemus ei ole õige. Ja siia meil tuuakse siis kokku eelmisest kihist kõik need tulemused, need kas siis summeeritakse või korrutatakse või mingit pidi arvutatakse läbi, sõltuvalt sellest, kuidas seda mudelit on tuunitud. Ja või kuidas see mudel on seadistatud ja ta peaks andma meile siis selle tulemuse, et mis see number siia võib olla joonistatud. No ma teen mingisuguse teise numbri siia, teeme näiteks number 3. Vaadake seda, tulemus on ju suhteliselt täpne. Aga see tegelikult on see põhimõte, mismoodi me saame siis panna arvuti neid erinevaid mustreid ära tuvastama, on selliste tehisnärvirakukeste kasutamine, mis oma olemuselt tegelikult on lihtsalt erinevad arvutustehted, kui me võtame siis selle sisendi ja need koefitsendid, sisendi ja nende kihtide või kihtide omavahel. Ja seal kasutatakse veel erinevaid tehtud, lisaks sellele korrutamisele on aktiveerimisfunktsioone võimalik sinna kihtidele vahele panna. Ja või neid kihtendid pannakse sinna 10 tükki järjestikku ja siis tehakse erinevaid vigureid keerukamates masinõppemudelites. Või kui me räägime siin näiteks juturobotitest nagu ChatGPT või muud sarnased, siis nende puhul on need mudelid juba
miljardite parameetritega, et kui me siin enam-vähem mahub, eks ju, ühe pildi peale kogu see jutt ära, näete, täpselt nii suur see masinõppemudel on siin, nii palju siin neid erinevaid ruudukesi eksisteerib selle mudeli puhul, siis ChatGPT puhul me räägime miljarditest sellistest ruudukestest, eks ju. Et mida keerulisemat süsteemi me luua tahame, seda rohkem meil neid vaja on, aga kuidas me seda süsteemi õpetame, mismoodi me need koefitsiendid saame sinna, et iga see pulk, mis siin see sinine joon oli, eks ju, et iga see pulk peab olema täpselt kalibreeritud mingi number ja iga selle ruudu sees see koefitsient, millega me selle väärtuse omakorda läbi korrutame, peab olema mingisugune number. Mismoodi me saame need? Kus me teame, millised numbrid sinna süsteemi panna? See on väga suur väljakutse, kui me peaksime hakkama, loeme kokku, palju siin neid on. Seal kuskil oli kirjas ka, kui te pärast vaatate seda simulatsiooni lähemalt, loete selle kohta sellest blogi artiklist, mis seal ees oli. Mitu ruudukest ja me peame iga selle sinise pulga numbri panema paika ja iga selle ruudu sees oleva koefitsiendi panema paika ja katsetama siis erinevaid neid, kuidas need siis töötavad, sest vaadake, kui me tahame tuvastadagi seda number 3, siis meil läheb see ühtemoodi, eks ju, põlema see asi siin. Iga ruuduke aktiveerub erinevalt. Ja nüüd, kui me joonistame siia mingisuguse number 9 näiteks, läheb see mudel hoopis teistmoodi justkui põlema, et see nagu inimene ajus tehakse MRI skänne ja siis vaadatakse, et millised ajuosad, mis ajutöö hetkel nagu aktiveeruvad. Umbes sama asi, eks ju, aga see on meil hästi lihtne selline mudel. Et nüüd küsimus ongi selles, et kus me need parameetrid saame sinna? Vaadake, siin puhul tulebki mängu see termin masinõpe. Sest me ise, kui me käsitsi neid parameetreid peaksime tuunima, ma isegi ei kujuta ette, kas see oleks inimvõimetele kohane isegi sellise väikse mudeli puhul, et me suudaksime kõik need erinevad variandid läbi tuunida ja vaadake ka seda, et praegu see number 9 annab meile tulemuseks, et oi, see oli siis number 3 siia, mis tegelikult ei vasta tõele, eks. Tähendab seda, et me peaksime oma seda masinõppe algoritmi veel treenima, aga mismoodi me teda treenime. Tegelikult tehakse niimoodi, et kui meil nüüd täpsustatakse ära, et meil on näiteks siin sisend, väärtuste võimalik hulk on x korda y, palju siin neid ruudukesi on, mingisugune mõnikümmend korda mõnikümmend, ütleme 1000 ruudukest võib-olla maksimaalselt, siis tehakse vastav arv neid vahekihi nii-öelda neuroneid nende ühendustega siia ja teine kiht ja väljundkiht ja kõik need, mis väärtused siia vahele tulevad, need sinised pulgad või siis nende ruudukeste enda sisse alguses pannakse randomiga. Öeldaksegi, et kõik need vahekihid on randomiga täidetud, mis on see numbri suurus seal. Ja nüüd, kui me näitame talle sellele süsteemile mingit numbrit, no ütleme, et inimene on joonistanud oma käega näiteks number 2. Vaadake, kui hästi, ütleb meile number 2 on. Pakub väga suure tõenäosusega on tegemist number 2. Siis me ütlemegi sellele algoritmile, et vaadake, me näitame sulle praegu number 2, kas sa saad tulemuseks number 2 õpetamise protsessi käigus. Ja ta vaatab seda, et ei, mina saan, et see on umbes mingi number 4 või mingi 9 või mis iganes nendest väljunditest seal on. Ja me saame aru, et nendele omavahel kokku, mida masinõppe algoritm teeb, ta hakkab siis neid parameetreid timmima niimoodi, et ta saaks väljundiks number 2. Et ta timmib kõiki neid parameetreid tagasi ülevalt alla tulles, vaatab, et kust kohast ma pean neid koefitsiente muutma selleks, et me saaksin tulemuseks number 2. Ja me näitame neid numbreid, mitte nii, et näitame kõik võimalikud number 2 ära ja siis kõik võimalikud number, ma ei tea, mis iganes numbrid ära, vaid me näitame neid numbreid, eks ju, meil on olemas mingisugune andmekogu, kus on inimese käega kirjutatud numbrid ja selle andmekogule on siis nii-öelda antud see sildi ka kaasa, et iga selle käsi kirjutatud numbri juures on siis mingisugune
silt, mis ütleb, kas tegemist on inimese kirjutatud number 2 või number 5 või mis iganes. ja masinõppe algoritm saab siis enda neid koefitsiente siin sees või tuunida ja noh, sellise algoritmi puhul siin võib-olla on niisugune 1000 pilti vaja, mis on ära nummerdatud ja mis iganes need on 0-9, need numbrid seal peal on, eks ju. me õpetame selle algoritmi ära ja siis me võtame mingi osa sellest setist, mida see algoritm ei ole näinud. noh, tavaliselt on ta suurusjärgus mingi 20-80, et 80% kasutame õpetamiseks ja 20% kasutame siis testimiseks. ja me näitame neid numbreid, mida ta varem ei ole käsikirjaliselt näinud, need on need muidugi mitte see, et me oleme õpetanud ära kõik numbrid, ma ei tea, 0-8 ja 9 ei ole varem näinud, et siis näitame 9, vaid ta on kõiki neid numbreid näinud muidugi. aga just need konkreetsed pildid, mida me testimiseks kasutame, vot neid ta ei ole näinud. ja testime siis, et kas ta nüüd tuleb toime selle numbri tuvastamisega või mitte. et katsetame ja vaatame, kas siis saab hakkama. ja siis, kui ei tule toime, et siis me saame jälle uuesti treenida, et võib-olla mingeid lisakihte panna või vähemaks võtta või, sest kui me liiga suureks oma mudeli ajame, esiteks ta läheb aeglaseks ja teiseks ta läheb suureks ja kolmandaks võib tekkida overfitting ehk siis me tuunime oma mudeli üle, et ta tegelikult läheb halvemaks. enam ei lähe paremaks, kui me saavutame seal näiteks mingi 95% tuvastustäpsust, on juba väga hea. ja kui me hakkame veel forsseerima, võib juhtuda, et me hakkame 95-st uuesti alla minema, et me saame hoopis seal võib-olla mingi 80 või 70% tuvastustäpsust, mis ei ole enam nii hea, kui ta varem oli, eks ju. et sellised need masinõppe põhimõtted on see, et mismoodi seda pildi tuvastust tehakse, aga see visualisatsioon, mis siin on, see annab nagu hästi hea aimduse sellest, et mismoodi need erinevad kihid on üksteisega seotud. et tihti me seda ei näe, vaid me kuskil, ma ei tea, Pythoni skriptis ütleme aparaadile mingid käsud ja ta teeb midagi ära ja pärast ütleb, et tulemus 95%, aga seda visualiseerida on nagu hästi raske, et mida ta tegelikult tegi. et nii mõnigi rühmatöö või grupp leiab siin endale ka mõne sellise näidise, kus saab, ma ei tea, mingit kas rajatuvastust, mida iganes, saab ise treenida mingisuguse algoritmiga ja näidata talle erinevaid pilte ja siis vaadata pärast, kas ta suudab teie enda telefoniga filmitud mingit sõidurada näiteks tuvastada või mitte, et on ka täitsa võimalik selliseid asju teha täiesti iseseisvalt. nii, ja mismoodi need siis autonduses päriselus võivad välja näha? jällegi võtame paar näidet siis meie lemmikharidusportaalist ja ilma reklaamideta. et siin on erinevad näidised, et üks teema on siis ma kohe näitan. Lihtsalt vaatan, et oleks õiged asjad. et üks teema on siis seda eemalt vaadata liiklust ja tuvastada, mis siis seal liikluses toimub. teine teema on siis ikkagi auto seisukohast vaadata seda, et mis siis seal kaamera pildi peal on. ja siin on siis üks näide sellest, et tänapäevaste süsteemide puhul on ikkagi oluline see, et me suudame segmenteerida iga üksiku piksli, mis kuulub mingisugusele objektile. vaadake, kui me tuvastame isikut, siis enamus nendest pikslitest on määratud inimesele või kui me tuvastame auto või sõiduki, siis enamus nendest pikslitest on määratud ka vastava sõiduki juurde. ja noh, reaalsuses on see, et ega arvuti ei värvi neid pilte üle enda jaoks, et tuvastada mingisuguseid objekte, vaid need ülevärvitud pildid on inimeste jaoks, et näidata, mida see arvuti siis näeb või ei näe, eks ju. et arvutimälus need asjad ikkagi eksisteerivad natukene teistmoodi. et see on nagu tänapäeva sõidukite selline tehnikatase, millega me peaksime arvestama, aga muidugi tootjad lähenevad nendele süsteemidele erinevalt. siin oli jälle üks näide sellest. vaatame, kus meil oli.
mõni parem näide. Et siin on jah raja tuvastamine, eks ju, ja siis näidatakse inimesele ka, et siis seda raja kesktelge siin, kuhu suunas me võiks sõitma ja siis teised sõidukid ja vaadake, mis on siin selle antud mudeli puhul. Ma aiman, mis mudelit, siin on üleval ka juba kirjas, üks klassikaline esimese sammu mudel, et kui me kasutame YOLO-t ja OpenCV-d, et siis need you only look once mudeli erinevad versioonid, tänavast on juba mingi 8 väljas. OpenCV on siis üks pilditöötlus teek, kus on erinevad siis need pilditöötluskäsud sees, mida me saame kasutada, nagu see ääretuvastus, mis ma siin enne mainisin ja mõned keerukamad ka. Aga ikkagi, mis ma tahtsin öelda, vaadake seda mudelit, mida ta meil tuvastab, siin erinevad autosid, eks ju, iga selle taga on mingi number. See number näitab meile auto välimuse hinnang, jah. Ei, ega ta jah, siin mingit Auto24 turuanalüüsi ta ei tee, vaid noh, ma ei imesta, kui varsti on ka mingisuguseid selliseid aplikatsioone, et noh, mingid need süsteemid on suutelised ümbritsevat jälgima pidevalt ja tegema mingisuguseid analüüse, mida noh, tavaelus nagu vaja ei oleks, et üks asi on vaadata, kas autol näiteks ülevaatuskindlustus kehtib, suhteliselt lihtne, eks ju, kirjutada selline asi kokku, aga siis teha veel mingisuguseid 3. või 4. astme analüüse, mis ei pruugi enam inimese isiku puutumatuse ja privaatsusega kokku hästi minna. Et tegelikult antud juhul näidatakse ära meile siis jällegi tegemist on pildituvastusega, kus on siis jah, objekti tuvastus ja see number annab meile tõenäosuse 0 ja 1 vahel, kui suur on tõenäosus, et see objekt on see, mida me väidame, et on. Ehk siis 89% on öeldud, et see vasakpool, siin kasti sees, asub meil auto. Me ei julge väita seda 100%-lise tõsidusega, aga me väidame seda 89% tõenäosusega. Ja siin panemat kätt on meil 92%, eks ju, valge sõiduk. Et see on siis see, mis sinna juurde käib, et erinevad ja need mudelid on ka erinevad, et kui siin üleval on mainitud see akronüüm, siis neid on tegelikult on igavesti suur valik ja nad on natukene erinevat tüüpi, need masinõppe algoritmid, et mille jaoks on neid otstarbekam kasutada ja mis nende sisemine tööpõhimõte on, et kuidas need masinõppe mudelid on üles ehitatud, et nad oma olemuselt on veidi erinevad ja funktsionaalsuse mõttes ka, et üks asi töötab ühe jaoks paremini, teine asi teise jaoks paremini, et lihtsalt see, mida siin katsetatakse, on tõenäoliselt ka kellegi selline hobihariduse või formaalhariduse projekt, et katsetada, et ma panen oma auto peale kaamera, panen tal arvuti järgi ja katsetan, kas ma saan laivis selle asja jooksma ja tööle. Aga sõidukite peal me tõenäoliselt sellist süsteemi tootja poolt rakendatuna ei näe, et tal on ikkagi natukene teistmoodi need asjad üles ehitatud. Ja ma vist mainisin ka mõni eelmine loeng, et mis on nende autotootjate suuremad väljakutsed, mis puudutavad neid süsteeme. See on üks teine asi, sarnane, eks ju, auto peal, mitte auto peal, aga ütleme siis mõne statsionaarse kaamera puhul näiteks tõkkepuu avamise jaoks kasutatav või parkimistasu arvestamiseks, eks ju, süsteem, et tuvastame numbrimärgi peal olevad sümbolid. Siin on erinevate nende objektid. Või siis on, ütleme, statsionaarsed kaamerad, mis suudavad tegeleda siis ka liiklussituatsioonide tuvastamisega. Et siin on siis tehtud 2D pildist autode 3D tuvastamine, sest tuvastatakse ära auto suurus, kuju, suund, joonistatakse 3-mõõtmeline kass sinna ümber
ja siin vasakul pool on siis näha, kuidas need kastid pannakse ka kaardi peale, et siis meil tekib ka selline digitaalne kaksikhetk liiklussituatsioonis. Ja noh, mina isiklikult näen, et miks mitte tulevikus võiks see liiklusskeem olla selline, et meil on olemas tark infrastruktuur, mis näeb ümbritsevat ja meil on olemas autod, mis suudavad üksteise infrastruktuuriga laivis suhelda turvaliselt ja anonüümselt, selliselt, et nad näevad ka läbi nende erinevate silmade ümbritsevat maailma, mis liikluses toimub. Selleks, et saaks teha targemaid otsuseid nii liiklusjuhtimise kui ka ohutuse seisukohast. Mitte selles mõttes, et masinad hakkaksid nüüd maailma juhtima, et igat meie sammu otsustama meie eest, vaid pigem see, et optimeerida, tõhustada, vähendada visuaalset müra tänavate peal. Näiteks, kui me suudame neid liiklussituatsioone ja skeeme otsustada läbi selliste tarkade kaksikute, siis autonoomsetel sõidukitel ei ole vaja enam tuvastada foore või liiklusmärke, sest meil on kogu see info olemas dubleeritud kuskil digitaalses pilves ja see visuaalne pool tegelikult kaob ära, mis puudutab siis märgi või foori tule tuvastamist näiteks. Meil ei ole vaja seda õpetada masinale. Saadame mõne ilusa andmepaketi autosse, ütleme, et nüüd võid sõita või teisel hetkel ütleme, et nüüd ei või sõita traadita side kaudu ja ongi mure lahendatud tegelikult samamoodi, et vaatame, mis see tulevik selle sellest toob. Jah, turvalisuse probleemid on, aga küsimus ongi selles, et milleks me neid süsteeme tahame kasutada. Kas nende süsteemide eesmärk on liiklejate lakkamatu karistamine või on see selleks, et siis ikkagi elu teha paremaks, mugavamaks, turvalisemaks ja lähtudes siis inimeste andmete puutumatusest ja anonüümsusest, et me võime need andmed niimoodi ära räsida, mida seal kasutatakse, et isegi kui sa saad neid andmed live stream'i vaadata, sa ikkagi ei suuda tuvastada, mida seal kuvatakse. Et lihtsalt need erinevad pooled, kes süsteemis osalevad, teevad krüptograafilise käepikistuse, ütlevad üksteisele mõned salakoodid, mida on väga raske, kui mitte võimatu lahti murda. Ja see on umbes sarnased süsteemid, nagu me oma ID-kaartide või nende smart ID-de puhul kasutame. Et krüptograafiline pool on ikkagi see, mis tagab meile selle andmete puutumatuse. Aga jah, see on oleneb, milleks neid süsteeme, mis nende eesmärgid on, milleks me neid kasutada tahame. Kas teil on siis selle kaameraga ümbritseva maailma tuvastamise kohta mingisuguseid täpsustavaid küsimusi hetkel, mida võiks kohe arutada? Mis on oluline, on see, et me peame mõtlema selle peale, et autol ei ole ainult üks kaamera, neid võib olla mitu. Need kaamerad võivad olla töötavas erinevate lainepikkuste peal. Tuligi meelde praegu üks näidis, mida võime vaadata. See näidis on vaatame juba siis erinevaid näidiseid. Et see kaamera võib töötada ka mittenähtava valguse spektris. Samamoodi ta võib tuvastada infrapunavalgust ja võib tuvastada seda infrapunavalgust soojuskiirguse spektrumis, nagu siin on näidatud selle auto keskkonsoolis oleva ekraani pealt. Ja see on siis soojuskaamera või ta võib tuvastada seda siis ka auto laternatest kiirgavate infrapunalampide abil, mis on siis väljaspool soojuskiirguse spektrumit, et ta töötab samal põhimõttel, nagu on
kaugtuli, eks ju, et näitab sulle näiteks kuni 200 meetrit ette valgust, aga inimsilm ei näe seda. aga kaamera korjab selle valguse peegelduse ülesse ja kuvab ekraani peal mustvalgelt. Me näeme ikkagi 200 meetri kaugusele läbi ekraani, aga me ei pimesta vastu tulevaid autojuhte. kui meil on sellised nii-öelda need infrapunalaternatega töötav süsteem. Või kui meil on soojuskiirgusega töötav süsteem, siis me korjame lihtsalt soojuskiirgust ümbritsevast keskkonnast ja noh, inimesed siin, kes ei ole vampiirid või muud olendid, ikkagi on soojad kehad, tuvastatakse siis ära antud keskkonnas. Või samamoodi siis mingite loomade või muude selliste objektide tuvastamine, et siin paremal maanteekraavis mingisugune soe keha, mis inimsilmale muidu jääks praktiliselt märkamatuks või vähemalt kaugelt hoomamatuks, et võib-olla liiga hilja alles märkad seda. et sellised erinevad pimedas nägemisulatust suurendavad süsteemid, mis töötavad samuti kaamerate põhjal, aga need kaamerad ei toimeta nähtava valguse spektris. ja soojuskaamerate puhul on veel üks oluline omadus. Reeglina need ei panta tuuleklaasi taha, vaid need on eraldi auto ninas, kuna see tuuleklaas kipub neelama suure osa sellest soojuskiirgusest, mida me muidu tahaks tuvastada tee pealt, et siis on eraldi spetsiaalse läätsega kaamera kuskil mitte auto tuuleklaasi taga. ja siis objekti tuvastus ka nende süsteemide puhul, mis on siis soojuskiirguse pealt siin töötasid või need teised, need samad põhimõtted. aga minu poolt siis edukat uurimistööde jätku. Järgmine nädal kohtume laboris teise pool rühmaga ja järgmise korrani, jah.